try soon. Ironman Ocean Fast. Right off, you are an Ironman. Nii sõbrad, see on siuke huvitav nädala kokkuvõte, et see nädal või noh, siis täna on juba esmaspäev, eelmine nädal väga palju trenni jõudnud tehagi. Jõudsin teha vist siukest asjakohast triatloni trenni umbes täpselt, kohe ütlen, kuskil 2,5 tundi, ehk siis kuni esmaspäev oli vaba, teisipäev, kolmapäev jõudsin midagi teha ja siis lõi välja siuke päris ebamugav nohu. Tegin ka mõned testid hommikul ja õhtul aga ei, lihtsalt nohu. Et eelmine nädal oligi, õnneks oli nagu selline puhkenädal rohkem, et suuri raskeid trenne polnudki, kõik olid sellised madala intensiivsusega, kuna see nädal nüüd pidi olema test week, ehk siis on ka homme, täna veel puhkasin, juba on nagu päris okei. Ma ei tea, võib-olla hääl on veits siuke läbi nina, aga homme on siis selline ratas, FTP test. Neljapäeval teen ujumist 1,5 kilomeetrit aja peale. Laupäeval koos teiste Heneku õpilastega teeme siis 5 kilomeetrit jooksu Audentases saalis. Okay. Et need on sellised selle nädala suured tegemised ja võib-olla sellised raskemad trennid. Nagu te nägite, siis võib-olla võikski öelda, et enamus või sellised raskemad trennid on olnud see lumelükkamine. Ja nädalavahetusel sai käidud ka Otepääl, kus sai siis mingi 2 päeva peale oli kokku võib-olla 6,5 tundi määr äkki. See oli ka siuke lõbus, kuigi kui sul siit kõik on kinni, siis on siuke pigem natuke ebamugav ka. Aga see käib vast asja juurde. Aga üks asi, mis mul jäi ka rääkimata juba peaaegu vist, et esimeses osas olid üldiselt sellised ajalised eesmärgid seoses selle täispikaga. Ja võib-olla siis nüüd võtaks hetke ja räägiks neist, kuna selles osas siin väga rohkem midagi rääkida polegi, trenne pole väga toimunud. Aga räägime siis nendest. Nii, eesmärgid siis. Minu esimene Ironman möödus ajaga kuskil natuke alla 12 tunni. Ja seekord mõtlesin, et see võiks jääda kuskil 10 algavasse numbrisse. Muidugi Henek arvas, et kui kaalu piisavalt alla saab, siis võiks seda teha ka alla 10 tunni. Aga ma ei tahaks panna endale nii palju sellist võib-olla võistluskoormat, sest et kui ainult sellele keskenduda võistluse ajal, siis võib veits lukku tõmmata. Aga jah, 10 algav number või lõpptulemus oleks ju täitsa kena. Muidugi natuke sõltub ka ilmast. See võiks siis olla sellisel kujul, et ujumine võiks
jääda alla 1.10 napilt. Ma usun, et ma olen suuteline praeguses seisus seda juba ujuma. Kalipsoga avavees headel tingimustel päris kindlasti. Ratas on selline, mida väga ennustada ei oska, sest et kui see ilm on selline, nagu ta oli siin eelmine aasta, siis keeruline pigem. Aga kui ei ole, siis ma loodan, et meil on nii palju ettevalmistusaega küll, et selle ratta võiks tõmmata sinna kuskile 5 kanti ära. Kui alla ei saa, siis ei ole ka hullu. Kui saab, siis on nagu eriti super. Ja jooks on küllaltki palju seotud selle kaalu langemisega. Et kui saaks selle jooksu sinna 3.54 vahele, siis oleks juba päris okei. Et kõik, mis on nagu üle selle, on juba puhas boonus. Et jah, ma ei teagi, kõige võib-olla sellisem küsimärk ongi see jooks, et kuidas see läheb, et kas saab ilma pillideta, ilma suuremate valudeta, mis iganes. Et sellised on need eesmärgid lühidalt. Aga praegu on trenni 19. nädal kava tehes, et kõvasti on veel minna. Seniks vaatame, mis toob järgmine nädal ja see nädal ja olge terved.